Tere õhtust! Temis õigusbüroo siis jälle otse eetris. Minu nimi on Birgit Riivits ja täna me siis jätkame perekonnaõiguse teemal, alateemaks siis elatis, mis eelmine kord osutus ääretult populaarseks, mistõttu me siis täna jätkame. Ja korralduslikus poolest veel nii palju, et neid küsimusi vahepeal on meile üllatavalt palju tulnud, et me ei olegi täna väga kindlad, kas me jõuame üldse hooldusõigusest rääkida. Et arvestades nüüd seda küsimuste mahtu, mis on meile siia maandunud, et palun mõistke, et võib-olla tõesti mõni küsimuseni me ei jõuagi füüsiliselt, et ega meie õhtune aeg on siin täna piiratud. Aga eks me hakkame järjest siin kõiki asju ette võtma ja vaatame, kuhu me jõuame. Tere õhtust ka minu poolt, mina olen Tiina Karlsson. Ja ega siis muud, kui alustame esimeste küsimustega. Esimene küsimus on siis selline. Kui elatis on kohtu kaudu välja mõistetud ja olen seda maksnud tavaliselt iga kuu 10. kuupäevaks, kuid ühel hetkel maksin seda 21. kuupäeval. Sellele järgnesid koheselt ähvardused kohtutäituriga. Kas need ähvardused on õiged või millele need tuginevad? Seaduse kohaselt on siis selliselt, et elatis tuleb maksta ette järgmise kuu eest. Ehk siis, kui te olete maksnud seda iga kuu 10. siis on väga hästi, 20. on ka väga hästi, aga võib maksta ka 30. või 31. veebruaris on meil vist üldse 28 või 29 päeva. Ehk siis sellel jooksva kuu või sellele järgmisele kuune eelneva kuu viimasel kuupäeval. Ja need ähvardused kohtutäituri poole pöördumiseks võib öelda, et on alusetud, sellepärast, et sissenõudja peab esitama ka täiteavalduse, kus ära märkima sissenõutavaks muutunud summa, aga temal ei ole sissenõutavaks muutunud summat, kuna selle makse tähtaeg on alles tulevikus. Ehk siis mina isiklikult neid ähvardusi või hoiatusi väga tõsiselt ei võtaks ja jätkaks selle elatise maksmist siis kuu viimaseks kuupäevaks. Jah, ega see ongi nagu põhimõte, peas, et on makstud ja et kui seal tõesti nüüd päev 2-3 on seda viivitust, siis nagu erilist mõtet nagu sellel täitemenetlusel ei ole. Tõsi, see ei võta nagu ikkagi õigust ära sissenõudjal kohtutäituri juurde pöörduda, aga ka teadmiseks, et kui kohtutäiturile on see avaldus esitatud, et ega see nüüd nipsust kohe ka samal tunnil ega samal päeval ei pruugi üldse käima hakata. Et sellega võib-olla tuleb veel siit arvestada. Nii, võtame ise küsimuse. Ja, mul on siin juba ees olemas. Hästi. Et ma võtan ise. Hästi. Et isa läks Venemaale elama, et mitte lastele elatist maksta. Ise ütleb selle peale, et saad ju riigilt 100 eurot. Mis sellisel juhul ette võtta? Kas vanavanematele hagi? Nemad Eestis. Et antud olukorras tõesti, et kui isa on läinud Venemaale ära sellele eesmärgil just, et mitte elatist maksta, see tähendab seda, et ta siis oma kohustust ei täida, et lapse ema küll riigi kaudu midagi saab, aga ilmselt see ei kata laste vajadusi ära, siis on tõesti võimalus asenduskohustusena pöörduda hagiavaldusega siis vanavanemate vastu, ehk siis selle lapse isa vanemate vastu ja paludagi siis kohtult välja mõista lastele elatis just nende vanavanematelt. Et selline võimalus on tõesti Eesti õiguses olemas. Ja samamoodi, et kui selline elatisagi esitada, siis ta on riigilõivu vaba. Et see tähendab seda, et siis riigilõivu ei tule riigile maksta ja kohus menetleb seda siis riigilõivu vabalt. Ja siin võib-olla see ka lisada, et ega see 100 eurot selles mõttes ei ole selline summa, mida riik nagu lihtsalt maksab, vaid ega see läheb nagu võlgnikule edasi. Riik nõuab seda võlgnikult endalt sisse, et küll on seal vahel siis igasugune administratiivne tegevus, mis võiks jääda olemata ja pigem võiks see raha tulla ju otse sellelt võlgnikult, otse lastele ja riik ei peaks seal vahepeal üldse sekkuma. No aga igal juhul sellises olukorras, et kui nagu üldse midagi ei maksta, siis jah, tõsi, et ega see riigi poolt makstav, ega ta liiga palju just ei ole, aga ta katab ära ikkagi, et 100 on ikka igal juhul parem kui 0. Aga võtan ise järgmine küsimuse, et kuidas saada elatis kätte isalt, kes konkreetselt väidab, et tal polegi mingit sissetulekut, väidetavalt töötab poole kohaga.
kuid samas on avaliku elu tegelane, käib nädalavahetusite esinemas ja kohtutäitur ei saa ka midagi teha. Peab ainult kinni summa, mida saab eelmise aasta seisuga, sain siis 43 eurot natuke peale. Siis riigipoolne elatisabi, ma ei saa sõnastusest aru, kas see nüüd on küsimus või mitte, et kas see on peal. Ja tal on lisaks veel 2 alaealist last. No siin olukorras, nagu ka Birgit ütles, et just nimelt see asenduskohustus, et on võimalik käiku panna, et minna siis võlgniku enda vanemate ehk lapse vanavanemate vastu. See on nagu üks meede, ütleme sunnimeetmena või siis survestamise võttena on võimalik ka siis veel alustada näiteks kriminaalmenetlust. Ise küsimus jah, kas see muidugi siis ka töösse võetakse sellisel kujul, aga ikkagi proovida tasub, ütlen mina. Ja võiks ütleme ka oma kohtutäituriga, no ütleme teil enda nagu põhjalikumalt natuke koostööd teha, et küsida siis kohtutäiturilt konkreetsemalt, mis on siis need põhjused õigupoolest ja täpsemad selgitused, mida siis võlgnik nagu esitab kohtutäiturile, et ja alternatiivselt on võimalik siis taotleda näiteks kas seal juhiloa tühistamist ja muid selliseid võtteid. Et aga siin jälle teadmiseks, et täitur ise nagu omal algatusel neid asju ei tee. Siin ikkagi teie kui sissenõude esindaja, teie peate täiturile vastava kirjaliku taotluse esitama. Et siis siin võib-olla viidatagi ja öeldagi seda, et enda poolt tuleb ka olla hästi aktiivne ja täituriga just suhelda. Sest täitur ise nagu ei pruugigi midagi võib-olla nii teha, kui ise väga ei küsi ka, et ole ise hästi aktiivne. Ja ma ütlen kindlasti, ütleme selline survestamismeede, ütleme, kui need kõik asjad korraga panna käiku võlglase suhtes, et see on nagu kindlasti see, mis minu arvamuses ja ka meie kogemuses siin mitmel juhul need lahendused lõpuks toob. Jah, see 43 eurot on ikka näotud väike raha küll, et midagi ei öelda. Et mõistan, et võib-olla võlgnikul on seal veel 2 alaealist last, aga samas on ju ka see laps, kes on eelmisest suhtest, tahab ju täpselt sama palju saada iga päev toitu, riideid, katmist. Et igal juhul tuleb siin ise asjaga aktiivselt tegeleda ja täituriga koostöös vaadata, mida veel võlgnikuga teha annaks. Et selle kriminaalmenetluse juurde võib-olla lisaks, et näiteks juhul, kui on see summa väga väike, mida võlgnik maksab, et siis saab iga selle perioodi kohta algatada ka uue kriminaalasja. Ehk ma ei tea, toon näite, et kus on välja mõistetud 500 eurot kuus, võlgniku sissetulek on 3000 eurot kuus ja ta maksabki tegelikult 10 eurot, siis seda on ilmselgelt liiga vähe. Ja juba tekib alus kriminaalasja käimapanemiseks. Ja et selleks saabki siis politseile avalduse esitada. Just. Järgmine küsimus. Kuidas oleks võimalik hakata nõudma mehelt alimente, kuigi teda sünnitunnistusel kirjas pole? Ehk kuidas saaksin asja sinnamaani, et ta peaks hakkama maksma? Et võib-olla alustuseks üks korrektuur, et alimente meil tegelikult enam õiguskeeles ei ole. Tavakäigus kasutatakse. Termin kui selline on tegelikult elatis, et teinekord kui guugeldada, et siis võib-olla ei jõua kõige värskemate ja õigetemate artiklite juurde, kui nad on liiga vanast ajast alimentide nimel. Aga elatis saab siis küsida selliselt, et esmalt tuleb siis tuvastada see lapse isa, ehk siis pöörduda põlvnemise hagiga kohtu poole. Kohus siis määrab tee nõudmisel DNA ekspertiisi ja kui ta siis tuvastab, et see laps põlvneb sellest isast selle DNA ekspertiisi alusel, siis järgmiseks saabki panna kohtusse elatise hagi ja nõuda siis elatist sellelt konkreetselt isalt. Ja, ma võtan siis siit järgmise küsimuse. Kuidas mõjutab elatise määramist see, palju laps teise vanema juures on? Jah, tõsi, et suund on nagu õige, et mõjutab küll. Et kui on siis tekkinud, ütleme, kohtuvaidlus, eeldusel, et siis omavahel neid kokkuleppeid ei leita, siis tuleb arutusele küll see, et kui palju siis laps on ühe või teise vanema juures ja kui siis, ütleme, kohtuvaidluse käigus leiab tuvastamist, et laps on, toon kuupi näite, et 30% ühe kuu lõikes
on näiteks teise vanema juures, siis see on kindlasti üheks argumendiks, et igakuist elatissummat vähendada. Et Birgitil on palju selliseid vaidluseid olnud, et äkki siit veel mingi eripära või mingi seaduspärasus tuua, et jah, seda saabki tavaliselt vastavalt proportsioonile, et sellist terminit siin kasutatakse nagu oluline aeg, et kui laps viibib olulise osa ajast ka teise vanema juures, siis on võimalik proportsionaalselt see välja arvutada, näiteks kas on 30%, 20%, et siis kohe vastavalt sellele siis seda elatist nagu vähendada, et ise tuleb need arvutused teha ja need tõendid ja dokumendid kohtule ette tuua. No ütleme kõige lihtsam kuju, millisel kujul seda tehtud on, et on kalender ja see on siis nagu päevad ära märgitud, et näiteks jaanuaris oli laps X päeva teise vanema juures, eks, ja veebruaris palju ja nii edasi, nii edasi. Et aga ikkagi jällegi, et kohtuvaidluses, et tuleks see ikkagi nagu sellisel visuaalsel kujul see märgistatud kalender kohtule esitada. Ja selgitadagi juurde, et võt nendel päevadel on laps olnud ühe vanema juures või teise juures. Ja siis saabki kenasti protsendina selle arvutuse teha, et arvutada ära, et kui palju see ühe kuu keskmine osakaal siis on. Jah, see on nagu see kõige põhilisem. Nii, siis siit järgmine küsimus. Kui teha kohtuväliselt poolte kokkuleppel DNA-test ning lapse isa võtab lapse omaks, mis oleks järgmine samm, kui peaks tekkima vajadus nõuda elatist? Kuhu pöörduma ja mis toimingud tegema ning tingimusted ja kas lapse ema saab nõuda endale ülalpidamist lapse sünni puhul? Suur tänu ette. Jah, see küsimus natuke valusaamatuks, aga selgitan. Et esiteks DNA-testi tegemine, on olemas jah tõesti mingisugused kodused testid, mille põhjalt on siis võimalik DNA-testi teha. Aga selgitan siia juurde seda, et need ei ole tegelikult nagu õiguslikult siduvad. Et nii või naa oleks siis vaja ikkagi pöörduda kohtusse hagiavaldusega selle põlvnemise tuvastamiseks, kus siis kohtumenetluse käigus teostatakse siis DNA ekspertiis. Ja selle põhjalt siis tuvastab siis kohus, kas siis laps põlvneb isast või mitte. Ja seejärel siis kantakse laps sünnitunnistusele. Ja elatist siis saabki nõuda alates siis sellest hetkest, kui laps on sünnitunnistusele kantud. Et see on selle asja eelduseks. Et siis ma näengi, et te peaksite esmalt siis pöörduma kohtusse hagiavaldusega põlvnemise tuvastamiseks ja seejärel siis elatise hagiavaldusega. Ma täpsustaks võib-olla selle, et see termin, et õiguslik tähendus, et ütleme lihtsas keeles see tähendab seda, et kohtu jaoks omab tähendus siis või mitte. Et siin oli küsimus vist mingi kodune DNA-testi. Jaa, ilmselt küll ma saan sellest küsimusest nii aru, et siin on kirjas, et tegid poolte kokkuleppel DNA-testi. Ja, võt siin see võibki tekkida, et kohtu jaoks ei pruugi see olla, ütleme siis maakeelis öelduna võib-olla, et usaldusväärne. Kohus usaldaks kindlasti, kui kohtuekspertiisi keskus teeb DNA analüüsi ja jõuab seal siis tulemusteni. Et aga miks mitte jällegi alustavalt võib-olla see kohtuasi selliselt algatada, aga kindlasti kohus siis selgitab teile, et selline esitatud tõend ei pruugi pädeda. Nii, järgmine küsimus. Kas tagasiulatuva miinimumist suurema elatise nõude puhul peab tõendusmaterjal olema ka tagasiulatuvalt esitatav või piisab näiteks hetkel jooksva kuu tõendamisest? Et kindlasti peab olema see tõendatud ja tagasiulatuv periood, mida saab küsida, on 1 aasta. Ja ehk siis ainult sellest hetkel jooksvast kuust tõendamisest on vähe. Et seda te saate kasutada selleks, et siis edasiulatuvat elatist nõuda. Aga tagasiulatuvast perioodist sõltuvalt nüüd, et kas te soovite miinimumis elatist või miinimumis suuremat elatist, et kas seal on ainult toidutsekid, riidetsekid, spaad, reisid, kõik asjad, mis on lapsega seotud, et kõike seda siis tuleb tõendada ja kui see keskmine summa sealt siis arvestuste käigus kokku tuleb, et siis jagatakse siis 2 sõltuvalt siis, et kas siis ema kannab poole, isa poole või siis
peaks isa veel kandma nii palju, kui palju on ema siiamaani kandnud. Ehk siis tuleb tõendada tegelikult selle lapse sellist tavapärast elatusstandardit. Et elatusstandardid on meil ka teatavasti väga erinevad ja sõltuvad, millised on lapse vanemate võimalused. Ja. Nii, ma võtan siis järgmise siit, et kui on tehtud kompromissleping elatise suhtes, aga lapse isa sellest kinni ei pea, siis kuidas peaks edasi toimetama? No, ega nagu mina armastan öelda, et kui kuidagi omavaheliselt ei saa, siis selleks kohtud ongi, aga et enne kui siis kohtutee nagu jalge alla võtta, et ma soovitaks sellele lapse isale teil, vot siit ei tule välja, kui palju lapse emaga hoopis tegemist, et esitada ka selline, ütleme, viimane hoiatus kirjalikul kujul või vähemalt kas või kõige lihtsamal viisil kas või SMS-iga. Et määrate ära, esitate selge nõude, et vot, et nõuate nüüd elatist, peate ka summa suuruse ütlema, et palju see võlasaldo on. Ja et kui seda ei tasuta näiteks seal, no ütleme 5 päeva jooksul, et siis pöördute kohtusse. Ja kui siis sellisele, ütleme, hoiatusele ka võlgnik ei reageeri, et ega siis tõttu öelda midagi muud rohkemat üle ei jää, et tulebki see kohtutee jalge alla võtta. Et kohus nagu, ütleme, selliseid võimalusi ega, ütleme, endaga sellist lollitamist ei lase teha, et kohus saadab võlgnikule välja dokumendid ja määrab ise tähtaja ja hoiatab, et kui selleks tähtajaks võlgnik siis kohtule vastust ei anna, siis kohus võib teha taga selle otsuse ja nii lähebki. Et nagu ütleme siis pikka juttu ei ole, et kui võlgnik otsustab ka kohut eirata. Et seal käivad asjad konkreetsemalt. Ja sellest küsimusest kas tuli välja, et kas äkki oli juba kohtulik kompromissleping või? Ei, siin lihtsalt ongi, et kui on tehtud kompromissleping elatise suhtes, aga tähelepanu märkus on õige, et no eeldusega, et kui see nüüd on näiteks kas notaris tehtud kompromissleping või ka äkki juba kohtus, ega siis muud ei jää enam üle, kui tuleb see kompromissleping anda kohtutäiturile, et tuleb vastav avaldus koostada. Teadmiseks ka see, et ikka endiselt palju inimesed eksivad selle vastu, et kohus teie eest ise ei saada kohtutäiturile midagi. Et seal peab ikka sissenõudja olema nagu ise selles suhtes tähelepanelik ja asjalikult toimekas, et kohus teie eest jah seda ära ei tee. Kohus täidab enda rolli sellega, et ta teeb kas otsuse või kinnitab kompromisslepingu ja kõik. Edasi juba sõltub kas sissenõudjast, et kas ta pöördub kohtutäituri juurde või mitte. Et muusun sellega sai küll nüüd siin ammendav vastus, et oli ta siis kohtuväline kompromiss või mitte. Jah, et siin ei tasu segamini ajada, et kohtuotsust ja kompromiss, et kui see kompromiss on tehtud kohtulikult, siis ta on sama jõuga nagu kohtuotsus, ehk saab kohe esitada selle täiturile. Nad on lihtsalt pealkirjastatud kompromissina. Kinnitatud kohtumäärusega. Ja see muudabki ta siis kohtutäituri jaoks, ütleme, töödeldavaks nimetame seda nii. Siduvaks siis. Nii, kes võtab? Birgit. Ma võtan nii. Lapse bioloogilisel isal on ametlikult elatise maksmine määratud. Nüüd abiellusin ja tema väidab, et sellega seonduvalt ei ole tal enam kohustust elatist maksta. See olevat nüüd vabatahtlik. Kas mul on mõni seadus teadmata? Kuulen esimest korda ja viiks ennast kurssi. Ütlen ausalt, ka mina kuulen esimest korda sellist lähenemist. Et tegelikult on nii, et ikkagi elatise kohustust peab täitma lapse isad ja seda enam, kui ta on kohtuotsusega välja mõistetud, siis see kohustus jääb ikkagi lapse isal. Seda kohustust ei ole võimalik panna kellegi kolmandale isikule ja ammugi mitte sellisel põhjendusel, et see lapse vanem siis abiellus. Et ikkagi oma bioloogilise lapse eest peab kandma siis kohustust tema bioloogiline vanem. Selle küsimuse põhjal me siin täna töötasime läbi, et mul tekkis nagu küsimus, et juhul kui on olukord see, et abiellutakse, tähendab abiellu tekib siis selle sama võlgnikuga. Et kui mis siis see nagu olukord on, minu arvamus oli see nagu, et elatis tuleb maksta ikka eelneva perioodi eest, mis oli välja mõistetud. Aga kui see hakkab see rõõmus kooselu ja eelduslikult siis abielluja ikkagi panustab sellesse ühisesse pereellu ja ka lapse eest hoolitseb, et minu arvamus on siis see, et sellest hetkest alates, kui see kooselu hakkab uuesti järelikult, et siis sealt edasi nagu justkui elatist maksma ei peaks. Et elatis on ikka enne kõike õigusõpik ütleb seda, et kui sa oma lapse eest ei hoolitse, eks ja sult on välja mõistetud elatis, siis sa pead seda maksma. Jah, lahusela vanem peab maksma, et jah, kui tõesti on nüüd kokku kolivad uuesti said abikaasadeks, seda enam siis tõesti selle perioodi eest enam selle elatise
nõudmine kindlasti ei ole põhjendatud. Aga üldises mõttes küll, et kui abiellub siis uue kaasaga, et see nüüd küll ei vabasta kindlasti mitte elatise täitmise kohustusest, et see on selline rahva folkloor. Kas laste isal on õigus elatisest maha arvutada päevaraha, kui lapsed tema juures käivad? Näiteks 2 nädalalõppu kuus. Elatis sai kiirkorras peale pandud 3 aastat tagasi 400 eurot 2 lapse kohta. No üks reegel on küll nüüd, et kohtuotsus on täitmiseks kohustuslik. Et juhul kui nüüd laps või lapsed käivad siis aeg-ajalt isa juures ja isa arvestab seal siis maha nende nädalalõppude eest tehtud kulutusi ja ema on sellega nõus, siis on see täiendav kokkulepe ja selliselt võib see töötada ja toimida, kui mõlemad pooled sellega nõus on. Aga juhul, kui nüüd siis ema sellega nõus ei ole, et sellisel juhul peab küll nüüd isa ikkagi eeldan, et siin on siis jah, isa ja ema, et isa on see, kes siis peab maksma, isa peab maksma siis ikkagi selle järgi, nii nagu kohtuotsuses on kirjas. Ja siia võib-olla kuldsed sõnad lõppu, et kohtuotsus on kohustuslik täitmiseks, see ei ole enam valiku küsimus, et tahan täidan osaliselt, et seal siis tekibki see osa, et tekibki sissenõudjal põhimõtteliselt kohene õigus minna siis kohtutäituri juurde, kui kohtuotsust ei täideta kvaliteetselt. Ma võtan järgmise küsimuse siis. Kui lapse isa on ametlikult töötu ja tema nimel vara pole, kas siis on mingi variant, et riik toetaks? Põhimõtteliselt küll, jah, on olemas selline riigipoolne meede, et kui teil on seal on muidugi eeldus on see, et riik toetab küll seal 100 eurot kuu, kuni 100 eurot kuu, eeldusel, et teil on olemas siis jõustunud kohtuotsus elatise võla tasumiseks ja nii. Isegi kohtumenetluse ajal saab juba seda õige, hagi tagamise ajal, jah, täpselt seda saab nõuda sellel ajal juba, et kui menetlus käib veel. Ja aga selles osas Sotsiaalministeeriumi pool käib selle nõudmist, jah. Te peate esitama siis vastava avalduse. Jah, Sotsiaalkindlustusamet, täpselt. Et peate esitama sinna avalduse ja panema juurde kindlasti ka selle kohtuotsuse faili. Ja siis tehakse vastav otsus, et hakatakse teda toetustele välja maksma. Või siis, kui ütleme kohtumenetlus algab alles, siis tuleb teha seal hagi tagamise taotlus ja kui siis kohus näeb ja peab seda piisavalt põhjendatuks, siis teete selle kohta vastava kohtumääruse ja juba selle sama kohtumäärusega saate minna kohtutäituri juurde. Seal tekib väike ooteperiood, see oli 4 kuud minu mäletamist mööda ja siis hakkab riik teile maksma siis kuni 100 eurot lapse kohta. Et seal sõltubki, et kui on nüüd lapsele näiteks kohtuotsusega välja mõistetud 50 eurot kuus, siis riik maksab ka 50 eurot, ta ei maksa siis 100 eurot, et 100 eurot on see nii-öelda limiit või piirmäär ühe lapse kohta. Nii, teadmis. Nii, eks-abikaasaga 4 last. Noorimalt 3 aastat kaksikud, 5-aastane ja varsti 7-aastaseks saab. Elame laste isa liisingu korteris. Alimente pole julgenud veel päris ametlikult nõuda, et esialgu annab 450 eurot elatist. Ütleb, et ülejäänud summast arvestab maha korteri liisingu, 2 lapse trennid, mis on 90 euri ning TV ja elekter. Kas mul on õigus temalt nõuda, et ta näiteks mulle ausalt, palju ta maksab korteri liisingut? Jah, ka elukoht kui selline on arvestatav tegelikult ju ülalpidamiskohustuse täitmisega. Et kui lapse isa tagab siis lastele elukoha ja maksab sellega seotud kulud, olgu ta siis kommunaalkulud, olgu need laenumaksed, liisingumaksed, et siis see tegelikult on elatise arvestatud, siis seda tegelikult arvestatakse elatisena. Et see küsimus nüüd, et kas teil on õigus teada, et kui palju või suures ulatuses siis lapse isa seda täidab, siis see õigus teil muidugi on olemas. Et küsige julgelt lapse isa käest siis, et kui suur see igakuine kohustus on, mida ta täidab. Ehk laenumakse siis. Jah, et ma saan aru, et jah, laenumakse siis ja ka muud mingid TV-kulud ja elekter ja ka need. Et siis sellest te saategi täpselt ülevaate, et kui suured on need laste igapäevased kulud ühes kuus.
et kindlasti me ei näe põhjust, et miks seda peaks nagu varjama. Et teil on selles mõttes on nagu õigus taotleda või teil on õigus siis öelda lapse isale, et läbipaistvust soovite kõigi laste kuludega ja siis seetõttu seda nõuategi, seda konkreetselt väljamineku suurust siis. Ise küsimus on muidugi see, et kas ta soostub neid näitama ja ega me siin nüüd paragrahvidele kohe peast ei ütle, et üldpõhimõte on jah, et seda saabki arvestada sellisena, et aga ikkagi ennekõike proovigi seda dialoogi omavaheliselt nagu arendada, et kuni te ikkagi saate nagu elada seal selliselt, siis minu hinnangul see on nagu üpris hea selline diil niinimetatud, et ei saa nagu kurta, et me tihti selliseid asju siin nagu ei kuule, et mõni isa pakub lahkelt enda siis korteris elada, mille eest ta maksab pangalaenu. Jah, sest elatis ei pea alati olema rahaline, see võib olla ka mitte rahaline, et ilmselt teil siis ongi selline omavaheline kokkulepe ja see on igati õigusega kooskõlas. Et täna ongi tegelikult, et kui küsimusi tuli, et täitsa sellised ebatavalisi olukordi oli nagu palju, et nagu endalgi huvitav. Nii, ma võtan siis järgmise siit, et kui lapse isal on turjas mitmed kohtutäiturid, siis kas lapse elatis võetakse esmajärjekorras isa arvelt, kui sinna peaks midagi laekuma? Jah, et kui kohtutäituri juures on siis ütleme võlgniku vastu kas või 7 erinevat võlanõuet, siis elatis on nendest kõige primaarsem. Ja kõik muud võlad seal, ma ei tea, telekate järelmaksud, SMS-laenud, mis iganes muud, need on kõik teine järjekoht ja kaugem. Et täitemenetluses kehtibki see põhimõte, et elatis tuuakse kõige esimeseks nõudeks, mis tahes muud nõuded siis võlglasel peal on, et see on alati kõige primaarsem. Et laps on see nagu kõige, ütleme, abitum päätim selles olukorras ja las kõik muud sissenõudjad, nemad saavad oma raha hiljem. Nii see tõesti käib. Nii, järgmine küsimus oleks siis seoses elatisvõla ja kriminaalmenetlusega. Kui elatisvõla tõttu on alustatud kriminaalmenetlus ja kohus teeb otsuse ning hakatakse otsust täitma, aga võlgnik ikka ära ei maksa, kas siis on selle sama maksmata võla pealt uuesti võimalik teha politseile avaldus ja alustada kriminaalmenetlust? Et jah, tõsi, kriminaalasja saab siis alustada iga uue perioodi kohta, mida siis nõutakse. Küsimus on nüüd, et mis see perioodi pikkus võiks olla. Et siinkohal on siis Riigikohus öelnud, et see võiks olla minimaalselt 6 kuud või siis on teine alus see, kui ta maksab oluliselt vähem, kui ta peaks. Ehk seesama näide, mis ma enne tõin, et näiteks on välja mõistetud 500 eurot lapse kohta, aga sissetulek on 3000 eurot, et siis maksab näiteks iga kuu 10 eurot, siis seda on nii ebamõistlikult vähe makstud, et järelikult isik hoiab ikka teadlikult ja tahtlikult oma kohustusest kõrvale, kuigi tal oleks võimalus tegelikult rohkem maksta. Et see on juba väga oluline rikkumine ja seal kriminaalasi võib teinekord panna need suured laevad liikuma, et kelle jaoks on ikkagi nimi oluline ja võib kriminaalasi teatavasti ikkagi päris palju seab piiranguid ka tulevatele valimistele, et viidates, et neid asju vaadatakse ja ikkagi üldiselt inimesed üritavad hoiduda. Jah, et ega siis kellegile see kriminaalasi nagu ütleme au ei tee, ja see info on nagu ikkagi pahatihti ka leitav avalikest internetiavarustest ja nagu Liina ütles, et ega ta võib seada ka teatud piiranguid, teatud mingisse ametisse seal konkureerimisel või astumisel, et ja eriti veel ütleme sellises paragrahvis, mitte et mõni teine kriminaalkorra karistatuse paragrahv oleks leebem, et karistus on karistus ikkagi. Nii, siis Birgitil. Jah, ühe küsimuse veel, et küsimus on siis selline. Lapse isa on töötanud terve lapse sünnist saati välismaal. Laps on 5-aastane ja lapse isaga läksime lahku paar aastat tagasi. Kui otsustasin, et tahan minna lapsega ise samasse riiki elama, kus lapse isa töötab. Ta sinna lasteaeda panna ise tööle minna, aga nõusolekut lapse isalt ei saa. Kas ta saab meid siin sellega kinni hoida? Alimente maksab Eestis miinimumsumma, võib-olla terve kuu koos. No see on siis hooldusõiguse valdkonna küsimus, et tõesti, kui nüüd vanemate vahel on erimeelsused,
lapse hooldusõigusega seotud küsimustes, nagu siis praegusel juhul elu- ja viibimiskoha määramise osas, ja kui pooled tõesti kokkulepet ei saavuta, isa nõusolekut ei anna, ega siis tõesti ei jää muud üle, kui esitada kohtule siis hagiavaldus hooldusõiguse osaliseks lõpetamiseks ja selle üleandmiseks siis ühele vanemale, mis puudutab just lapse elu- ja viibimiskoha osa. Et kui tõesti kokkulepet ei saavuta, siis see on ainuke tee on kohtutee. Selline see on. Meie aeg hakkab nagu ümber saama, aga võib-olla veel kingime kallile Eesti rahvale 5 minutit aega, et ma vaatan, siin on üks küsimus tulnud, et olen kohtu poolt määratud eestkostjaks täisealise üle. Esmalt aruandeperioodil on mulle öeldud, et kulusid dokumenteerima ei pea. Kviitungid on ära visatud. Nüüd aga kohus nõudis 2018 aasta aruandel ka kviitungeid või muud tõendust, kuhu eestkostetava raha kasutatud on. Kuna neid mul ei ole, olen seisukohal, kus kohus võib kogu summa minult välja nõuda, kuna ma ei suuda seda tõendada. No see on küll nüüd jah selline veider olukord, et kui teile eelmine öeldi, et küsimusest ei tule välja, et kes see selline ütleja siis oli, või eelmises kohtumenetluses, kui teid määrati eestkostjaks, kas seal teile siis öeldi, et neid ei pea säilitama. Aga et tõsi ta nagu on, ütleme üldises mõttes kohtumenetluses, et kui teie ei suuda vastupidist tõestada kohtus, et asi ei ole mitte must, valge, siis võib küll tõesti nii minna, et kohus võib leida, et on põhjendatud teilt üks või teine summa välja nõuda, et kohtus käibki see niinimetatud palli vastastikku põrgatamine sellega, et üks nõuab, esitab tõendi ja kas teine pool võtab selle õigeks või mitte. Kui ta esitab vastuväite, siis ta peab tõestama, et temal on õigus ja kohtus nagu ongi vastastikku selliste tõendite vahetamine ja kohus on siis seal keskel, kes annab lõpuks otsuses hinnangu, kelle tõendid ja kelle jutt ja kelle seisukohad on siis nagu lõppkokkuvõttes ütleme usutavamad ja selle kasuks see otsus ka tehakse. Et kuidas või mismoodi teie see kohtuvaidlus lõppeda võib, mina ei asu siin küll nüüd nagu mingit kindlat seisukohta võtma. Aga tõsi, et kui teil nagu oma väiteid tõestada ei õnnestu kohtus, siis midagi varjamata ega teie positsioon hea ei ole. Selline see tänane live siis sai. Jah, et hakkame ka siis vaikselt lõpetama ja usume, et ikka oli abi väiksemates, suurtemates küsimustes ja kui äkki siis... Ma leian, et me oleme seda elatise teemat nüüd erinevate nurkadelt nagu lahendanud. Et kui te vaatate ära nüüd esimese osa ja teise osa, et siis on ikkagi enam levinud ja sellistele tavalisematele, traditsioonilistematele küsimustele on vastused tegelikult seal olemas. Jah. Et lihtsalt võtke vaevaks ja aega, et need asjad nagu ära vaadata, et sisuliselt see on täitsa tasuta õigusabi. Et palju asju on ikkagi, ütleme sellistes elatisvaidlustes see, et mis jäävadki sellise kommunikatsiooni taha. Inimesed muutuvad seal emotsionaalseks ja hakkavad tänitama ja ütlema seal halvasti teineteisele ja siis see kommunikatsioon nagu ära kaobki. Ja teinekord kohtuvaidluses, kui asi on laua taga, siis leiame lahenduse mõnikord vaata, et 15 minutiga. Sellepärast, et emotsioonid on suhtluses maas. Et nüüd vältida sellist emotsionaalset suhtlust, ega me siin ikka korrutame, et suhelge kirjalikus vormis, SMS-i teel, Messengeri teel, Skype'i teel, no jumal hoidku neid suhtlusplatvorme on nii palju, kellel mis. Ja et aga kui siis ikka kuidagi ei saa ja jääte jõuga ette, et saame ise kaasabi osutada ja et need asjad siis nagu kohtusse viia ja õigusjalule seada. Ma tänan kuulamast, kohtume siis mõnes järgmises FP Live'is. Head õhtut! Tänan! Head õhtut!